Nii, võime ehk alustada. Tere kõigile. Kõigepealt räägiksin siis umbes kuni 15 minutit sellest, et mis see SNLTK üldse on, mida sellega teha saab, miks seda võiks olla vaja teha. Ja siis lähme nii-öelda hands-on kogemuste juurde, et siis annan lingi sellele kohale, kus saab SNLTK-d ise katsetada. Ja mis on SNLTK? Loodetavasti kõik teavad, et see on kogumik Pythoni teeke. Ehk siis ma väga loodan, et kõik, kes on siia tulnud, on vähemalt kunagi Pythoniga kokku puutunud. Ja SNLTK eesmärk oligi siis ühest küljest omavahel liidestada erinevad juba olemasolevad keeletöötluse tööriistad, aga teisest küljest on siis ka loodud uusi tööriistu. Ja siin on siis pandud lingid SNLTK GitHubile. SNLTK tegijad, et SNLTK-d luuakse Tartu Ülikoolis. Projektijuhiks on Sven Laur. Arendajaid on ka aegade jooksul olnud terve hulk, et see ei tähenda, et need kõik siin loetletud inimesed kogu aeg korraga kõik SNLTK-d arendaksid, aga mõned sellegipoolest veel seda teevad. Ja samuti on SNLTK-l mõned sõbrad või siis inimesed, kellele tänulik olla. Sealhulgas näiteks Heiki-Jan Kaalep ja Tarmo Vaino, kes on teinud sellise toreda asja nagu Vabamorf, mis võimaldab lemmatiseerida ja teha morfoloogilist analüüsi ja ilma milleta oleksid kõik ülejäänud keeletöötlemise tööriistad suhteliselt võimatud teha. Samuti Kadri Muisnik ja Kaili Müürissepp, kes on töötanud välja eesti keele süntaktilise analüüsi töövahendid. Ja siis on veel SNLTK, ma ei teagi, kas suur sõber, tarkvaratehnoloogia arenduskeskus, tuntud ka kui STAK, selles mõttes, et nendest inimestest, kes siin on mainitud, rohkem kui pooled on siis töötanud nagu paralleelselt SNLTK ja tarkvaratehnoloogia arenduskeskuse juures. Et tarkvaratakis siis püütakse teha nimelt kasulikke keelega seotud rakendusi ja kui tundub, et mingit tööriista oleks vaja, siis on üritatud see välja arendada ja ka SNLTK-sse paigutada. Milleks SNLTK-d kasutada saab, on siis esiteks näiteks keeleandmete lingvistiline eeltöötlus, milleks seda võib vaja olla, erinevateks ülesanneteks, mis kasutavad masinõppemeetodeid, olgu see siis masintõlge, tekstide klassifitseerimine või midagi muud taolist. Samuti saab kasutada informatsiooni eraldamiseks, automaatseks informatsiooni eraldamiseks. Ühest küljest on juba loodud valmis tööriistad, näiteks nimeolemite ja ajaväljendite tuvastamiseks, aga teisest küljest on ka võimalik luua siis kasutajale endal lihtsaid grammatikaid mingisuguste just temale huvipakkuvate üksuste tuvastamiseks. Samuti on WordNeti liidese abil võimalik leida sõnadevahelisi seoseid ja kasutada seda kõike ka näiteks paremateks teksti otsinguteks või indekseerimiseks. Mis on siis lingvistiline eeltöötlus, millest ma eelmisel slaidil rääkisin. Kõigepealt selleks, et mingisugust teksti töödelda, tuleb see jagada mõistlikeks tükkideks, ehk siis näiteks sõnadeks ja osalauseteks või lauseteks. Samuti, kuna eesti keele sõnadel on palju erinevaid vorme, siis on kasulik tekst lemmatiseerida ehk taandada kõik ühe sõna erinevad vormid algvormiks. Siis võib määrata sõnaliike või leida sõnade vormid, et mis vormis mingi konkreetne sõnavorm on, teha süntaktilist analüüsi, lahendada sünonüüme probleemi, aga üldiselt eeltöötluse täpne töövoog sõltub parajasti lahendatavast ülesandest. Et selles mõttes täna ma räägingi peamiselt nendest eeltöötluse võimalustest ja natukene ka sellest, et milleks neid kasutada, aga lootus on see, et võib-olla kui te näete neid võimalusi, siis teil tekib ka endal just ideid, et milleks te neid kasutada saaksite ja tahaksite. Siin on siis toodud mõned näited, et teksti segmenteerimine võib küll mõelda, et lihtsalt teen teksti tühikute koha pealt tükkideks ja iga punkti järel ütlen, et siin on lausepiir,
aga tegelikult on siiski hulk selliseid erandlikke juhtumeid, mille puhul siis STLTK-s on juba need probleemid ära lahendatud ja seega kasutaja ise ei pea sellistele asjadele mõtlema. Näiteks esimeses lauses San Francisco ja New York on küll 2 sõnast koosnevad üksused, aga tegelikult me tahaksime neid ilmselt käsitleda ühe olemina selles mõttes, et see tühik seal vahel tegelikult ei näita, et neid peaks käsitlema eraldi. Samuti teine lause, kus on toodud näide osalausestamisest, et ei ole väga lihtne ilma selliste nii-öelda advanced keeletöötlusmeetoditeta siin kindlaks teha, et millised need selles lauses olevad osalaused on, eriti siis nendel on ettekujutus osalause, mis on keskelt kiiluga pooleks tehtud. Ja kolmas näide on siis lausestamise kohta, et kui me iga punkti järele paneksime lausepiiri, siis ei tuleks see asi korrektne, aga kui me otsustaksime, et me numbrile järgnevate punktide puhul ei pane lausepiiri, siis samuti ei oleks see asi korrektne. Selles mõttes probleeme on ja alati ei käitu ka kahjuks STLTK täiesti korrektselt kõigis olukordades. Siis lemmatiseerimise näide. Eesti keele sõnadel on palju erinevaid vorme, siin on toodud näide sõnast uba, mida ubadest teha, oad võib salatisse panna, siis ubadest ja oad tähendab tegelikult seda sama asja ja seal on toodud siis veel lisaks 27 vormi, mis tähendavad ka täpselt seda sama asja. Mõistlik on need tihtipeale koondada üheks kokku. Siis näide sellest, mis on morfoloogiline analüüs. Võetakse lause ja leitakse selles kõigile sõnadele võimalikud tõlgendused. Seejuures leitakse kõik võimalikud tõlgendused. Näiteks prae võib olla siis kas nimisõnast praad omastav kääne või siis tegusõnast praadima käskiv kõneviis. Ja kui morfoloogiline analüüs on tehtud, siis nagu me näeme siin mitmel puhul on antud ühele sõnale mitu tõlgendust ja siis ongi vaja teha ka morfoloogiline ühestamine, mis siis viskab välja ebakorrektsed tõlgendused ja jätab alles ainult korrektsed. Mõnel juhul siiski ta jätab ka mitu tõlgendust, sest mõned juhud on lihtsalt liiga rasked, et ära lahendada arvuti poolt. Aga mõned juhud on isegi liiga rasked, et ära lahendada inimese poolt. Okei, see on inimesele küll täiesti mõistetav tegelikult, aga siiski, et siin oleks tarvis sellist semantilist taustateadmist, et teada, kumba siis mõeldud on. Need inimesed muidugi saavad nagu enam-vähem aru, et kui ei ole just mingit väga tõsist konteksti, mis viitaks teisele tõlgendusele siis. Ja siis mis asi on süntaktiline analüüs? Põhimõtteliselt pindsüntaktiline analüüs tähendab, et sõnadele määratakse nende funktsioonid lausetes. Võib-olla koolipõlvest loodetavasti kõik mäletavad, et olid sellised asjad nagu alusöeldis, määrus, sihitis. Ja sõltuvussüntaks tähendab siis seda, et leitakse ka sõnadevahelised seosed lauses ehk siis selline puukujuline lause esitus. Aga ka sellega on mõnikord nii arvutil kui võib-olla ka inimesel probleemi. Et kui on lause kana munes muna, siis on väga selge, eks ju, et subjekt on esimene ja objekt on teine. Et kana on see, kes muneb. Kui on muna munes kana, siis on jällegi selline kahtlane. Et üldiselt eesti keeles pigem nagu kipub subjekt esimene olema, aga semantiliselt tundub see tõlgendus jällegi väga kahtlane. Ja kui on selline näide nagu siin see kolmas, et ema lõi isa, siis ei ole tegelikult isegi ilma kontekstita inimesele päris selge, kes keda lõi seal ja arvutile muidugi ammugi mitte. Nii, aga nüüd me võime siis minna sellise päris katsetamiskogemuse juurde. Kui te lähete sellele veebiaadressile, siis teilt küsitakse kasutaja nime ja parooli, mis on siin ära toodud. Ja seal veebiaadressil loodetavasti pääsete ligi sellisele asjale nagu Jupyter Notebook. Kes ei ole kasutanud Jupyter Notebooki varem? Okei, päris paljud.
siis ma lähen ise ka siia, kuhu te loodetavasti jõudsite. Et kui te jõudsite siia, siis klikkige selle STNLTK notebook.ipünb peal ja see avab teil järgmisel täbil loodetavasti siis sellise interaktiivse notebooki. Nii. Ja siin on kohe alguses siis öeldud juhistena, et palun tehke sellest failist omale koopia. Kuna me oleme kõik koos ühes serveris, siis ei ole mõistlik, kui me hakkame kõik koos muutma sedasama ühte notebooki, vaid igaüks võiks teha omale sellest koopia. Ja see käib siis niimoodi, et siit failmenüüst make a copy. Ja siis siit saate selle koopia nime ära muuta, et saate siia panna näiteks oma nime järele, et siis on selge, et see on teie notebook ja kui vahepeal näiteks arvuti kokku jookseb ja nii, siis saate pärast leiate enda oma uuesti üles. Nii, vaatame, siia on päris palju notebooke tekkinud. Ja siin on põhimõtteliselt muidu need slaidid ka olemas, mida ma näitasin. Nii, ja siin on ka juhised siis nendele, et kes on omale arvutisse STNLTK installinud ja loodavad, et see töötab, siis võite selle notebooki omale alla laadida, siis siit file ja download as notebook. Ja siis, kui te aktiveerite selle konto keskkonna, kus teil STNLTK on ja käivitate käsu Jupyter Notebook selles kaustas, kuhu te selle notebooki alla laadisite, siis te peaksite saama seda jooksutada enda arvutis. Nii, kas kõik on mingil moel omale notebooki tööle saanud? Okei. No, eks siis tasub see notebookid. No, eks siis tasub ilmselt ära teha. Nii, ma võin senikaua natukene rääkida sellest, et mida notebookis teha saab. Siin olen ma ka ära toonud olulisemad käsud, milleta notebookis läbi ei saa. Põhimõtteliselt notebooki mõte on siis selles, et siia saab ise koodi kirjutada. Selleks, et koodi kirjutada, on vaja mingit lahtrit, kuhu saab kirjutada, aga lahtrid on siin kahesugused, et ühed on praegu Markdown lahtrid ja teised on siis koodilahtrid, et see siin näiteks on koodilahter ja koodilahtreid saab jooksutada. Jooksutamiseks siis kas Shift plus Enter või Control plus Enter. Kui ma vajutan praegu Shift plus Enter, siis ta jooksutab selle lahtri läbi, ehk siis mina praegu importisin STNLTK tekstklassi. Ja veel olulised käsud on siis uue lahtri tegemine. See käib command mode'is, ehk siis command mode tähendab seda, et mul siin lahtris praegu kursorit ei ole. Selle ma saavutan näiteks siis, kui ma klikin siin lahtri ees. Ja siis, kui ma vajutan praegu B-tähte, siis mul tekib siia alla teine lahter, kuhu ma saan siis jälle koodi kirjutada. Kui ma siin samas vajutan A-tähte niimoodi, siis tekib siia üles lahter ja kui ma panen kursori lahtrisse, siis ma saan siia normaalselt kirjutada A-sid ja B-sid ja midagi ei juhtu. Ja kui mulle selle lahter enam ei meeldi, siis jälle võtan kursori ära ja 2 korda D-tähte vajutades kustutan ta ära. Nii, aga põhimõtteliselt rääkida ma võin ikka, kuni restart käib, et minul on notebook oma arvutis ja seega mind serveri restart ei takista. Ehk siis STNLTK-s põhiline klass, millega teksti töödeldakse, ongi tekstklass suure tähega ja see tuleb importide kasutamiseks ehk teeme from STNLTK import text. Ja selleks, et vaadata, kuidas see asi töötab, siis teeme mingisuguse teksti, mida me soovime töödelda. Praegu ma teen siis sellise 2 lausest koosneva teksti. Mees peeti kinni ja viidi Tartu vanglasse. Sinna pidi ta jääma 3 kuuks.
selle lahtri jooksutan ka läbi, et seda, et lahter on jooksutamata, näen ma sellest, et siin ees ei ole mingit numbrit. Ja need numbrid näitavad, et mis järjekorras neid lahtreid jooksutatud on. Ja siis, kui ma vajutan, siis nüüd on see läbi jooksutatud, ehk siis see lause on nüüd mälus. Ja tekstklassil ongi hulk meetodeid, mille abil teksti analüüsida. Jah? Selge. Ühesõnaga, kes on serveris, saavad nüüd neid käske jooksutada. Kas kõik on saanud tekstklassi imporditud? Jah? Sul on tärn? Tärn tähendab, et ta tegeleb, aga tekstklassi importimine ei tohiks väga kaua võtta. Kas sa oled serveris või oma arvutis? No siis sa pead ilmselt ootama, kuni ta connectib ära kerneliga. Aga kui ta tõesti seda ei tee, siis sa võid proovida refreshida F5 või midagi vajutada. Nii, igatahes. Siis, kui me oleme importinud tekst klassi ja loonud oma lause, my sentence, mis on tegelikult 2 lauset, siis me saame teha sellest stringist tekst klassi objekti. Niimoodi nagu siin näidatud. Ja nüüd, kui me seda vaatame, me panime talle nimeks tekst, siis me näeme, et see on põhimõtteliselt nagu Pythoni sõnastik. Siin on võti, tekst ja väärtuseks on siis meie lause. Ja see Pythoni tekstobjekt põhimõtteliselt võibki siis sisaldada erinevat infot selle meie teksti kohta, et alati on see tekst, mis on siis see algne tekst, aga lisaks me saame küsida erinevat infot selle kohta ja siis ta salvestab selle sinna tekstobjekti. Seda me saame kohe vaadata, kui me lähme teksti segmenteerimise juurde. Et segmenteerimine oli siis teksti jagamine sõnadeks, lauseteks, osalauseteks, milleks iganes, meile ta parajasti meeldib. Ja siis selleks, et näiteks lause piire märgendada, me peamegi kasutama klassi muutujat sentences, ehk siis kirjutame text.sentences. Nüüd ta näitab meile siis neid lausete algus ja lõpp-punkte, need on siis tähemärgi täpsusega, et esimene lause algab tähemärgist 0 ja lõpeb tähemärgi 42 juures ja teine lause algab tähemärgist 43 ja lõpeb tähemärgi 77 juures. Miks ta nagu vastupidises järjekorras? Sellepärast, et need on tähestiku järjekorras. End ja start selle lõpeb on tähestiku järjekorras. Noh, end on tähestikus enne. Et loogiliselt võiks olla. Nojah, aga selles mõttes, et ma ei tea, keegi ei ole sellele tähelepanu pööranud, kuna tavaliselt nagu nii need ei ole nagu inimlugemiseks selles mõttes, et kui me tahame... See on nii Pythoni dictionary ja see ei ole järjestatud tegelikult nagu nii sul ju. Jah. See tähendab, et kui sa seda pärid nagu teises kontekstis, siis ta võib sulle teistida. Jah. Igatahes, kui me tahame nagu inimese moodi neid lauseid vaadata, siis me peame kasutama sentence texts ja siis ta kuvab meile listina need 2 lauset. Ehk siis inimesed nagu enamasti ei taha neid indekseid vaadata, vaid ikkagi lauseid, eks ju. Laused on rohkem programmile. Ja kui me vaatame nüüd, mis selle tekstobjektiga meil juhtus, siis ongi, et siia lisati see sentences kiht oma endide ja startidega ja lisaks lisati paragrahvs kiht, kuna lõikude märgendamine on eelduseks lausete märgendamisele. Siin praegu meil oli lihtsalt ainult 1 lõik. Ja kui lõigud ja laused on olemas, siis sõnade märgendamiseks enam uusi kihte ei lisata, et kui me küsime text.words, siis me saame sõnad ja kui me nüüd vaatame seda tekstobjekti, siis siia ei ole enam uusi kihte lisatud peale nende, mis juba olemas olid ja siis words kiht. Ja samuti, kui me tahame sõnu vaadata nagu normaalsel kujul, ehk siis näiteks sõnade listina, siis me saame teha text.word text. Ja siis me saame listi. Loomulikult on need märgenduskihid siis itereeritavad, kuna nad on nagu Pythoni andmestruktuurid ikka. Ja
siis me saamegi teha näiteks, prindime järjest kõik sõnad välja. Täpselt samamoodi saab lisada osalausete märgendust, et ma olen siia teinud siis uue näite, kus on natukene huvitavamad osalaused. Karin, kellel on vaja vihikuid osta, tahab homme hommikul kell 10 Selverisse minna. Jooksutame selle läbi ja siis, kui me vaatame, et millised osalaused ta leiab sealt, siis ta leiabki, oskab kenasti kokku panna, et Karin tahab homme hommikul kell 10 Selverisse minna ja kellel on vaja vihikuid osta. Ja samuti on võimalik siis teksti töödelda niimoodi, et me käime üle lausete ja lauses olevate sõnadega. Selleks on text.divide meetod, mille kohta on näide siin. Et kui me niimoodi teeme, siis iga lause alguses me praegu prindime välja selle uus lause märgi ja siis prindime välja selles lauses olevad sõnad. Ja samuti on võimalik siis tekst nii-öelda lõplikult katki teha, ehk siis kasutada split by meetodit. Ehk siis kui me teeme siin näitele split by sentences, siis me näeme, et siia lisati vahepeal terve hulk erinevaid atribuute. Ja saame teada, et meie selle näite pikkus, mida me praegu jooksutasime, oli 1. Ja, split by clauses teeb osalausete kaupa. Words tõenäoliselt, aga rohkem ilmselt ei saa. Jah, sentences ka, kui mul on siin sentences, ilmselt ei ole päris üks-ühele sama see notebook, mis mul on serveris ja siin. Nii, aga nüüd me jõuamegi põhimõtteliselt esimese ülesandeni. Selles serveris on antud ka kaust tekst, kus on 3 teksti. Üks on siis üks artikkel Postimehest, üks on artikkel Telegramist ja üks on Nihilistist. Ja ülesandeks on siis võrrelda nendes 3 tekstis, et kui pikk on keskmiselt üks lause, sõnades siis, et mitu sõna on pikk üks lause ja et millises tekstis on protsentuaalselt kõige enam lihtlauseid. See on siis lauseid, mis koosnevad vaid ühest osalausest. Ja mida selleks teha siis? Tuleb need tekstid sisse lugeda, teha need tekstid tekstobjektideks, nagu siin näide oli, leida lausete ja sõnade arvud nendes tekstides ja siis leida see, et mitu lauset koosneb ainult ühest osalausest. Ja siin on toodud siis paar vihjet ka meenutuseks, kes võib-olla ei mäleta, kuidas Pythonis faili sisse lugeda ja kuidas leida siis mingi listi pikkust. Et põhimõtteliselt mul on näidislahendused olemas, aga võib-olla ma annan kõigepealt natukene aega, et saate proovida iseseisvalt teha ja siis pärast näitan lahendusi. Kui kellelgi on vahepeal mingeid küsimusi tekkinud, siis ma võin püüda vastata. Ja kui keegi saab väga kiiresti valmis ja hakkab väga igav, siis võib loomulikult ise edasi liikuda, et põhimõtteliselt siin notebookis on suhteliselt palju infot kirjas ka, et saab täiesti iseseisvalt edasi liikuda. Mul ei ole omal vastuseid hetkel, aga ma saan need kohe tekitada. Mina sain, et on 18,4 sõna keskmiselt. Ehk siis põhimõtteliselt siin on näha siis, kuidas on võimalik leida seda lause keskmist pikkust, et loeme tekstid sisse, täpselt nagu näidises oli. Siis leiame selle, et kui pikk on Postimehe tekst sõnades ja jagame, et
sellega, kui pikk ta on lausetes ja täpselt sama teeme siis Telegrami ja Nihilisti tekstidega. Ja saame siis, mina sain sellised tulemused. Loodetavasti said kõik midagi taolist. Nii, ja kas keegi teab, millises tekstis on protsentuaalselt kõige enam lihtlauseid? Nii, kui ei, siis ma võin ise rääkida sellest. Ehk siis mina kirjutasin selle lahendamiseks funktsiooni selleks, et ma ei peaks 3 korda kirjutama seda sama koodi. Ja kuidas ma seda lahendasin, siis võtsingi teksti ja jagasin ta lauseteks. Omakorda lausetest leidsin osalaused, et kui neid osalauset selles lauses oli 1, siis leidsin, et selles lauses on 1 osalause ja siis tagastasingi niimoodi selle lihtlausete arvu. Ja siis edasi tegin põhimõtteliselt täpselt sama, mis eelmise ülesande puhul, ehk siis jagasin lausete ühe osalauseliste lausete arvuga ja korrutasin 100-ga, et saada protsent. Vaatame, mis need arvud ka olid. Nii, mina sain siis, et Postimehes oli 28%, Telegramis 23% ja Nihilistis 46%, ehk Nihilistis on kõige rohkem liitlauseid nendest 3 tekstist. Muidugi see ei pruugi midagi öelda nagu kogu veebiportaali sisu kohta, sest et praegu siin töötamiseks ma võtsin lihtsalt 3 suhteliselt lühikest teksti. Et muidugi need tekstid oleks võimalik käsitsi läbi lugeda, teha kõik analüüsid ja nii edasi, aga loomulikult on võimalik neid kõiki meetodeid rakendada suuremate tekstide peal, suuremate andmehulkade peal. Lihtsalt praegu, kuna me oleme kõik koos ühes serveris, siis me ei soovi, et meil saaks mälu otsa ja muud taolist ja sellepärast me töötamegi nende 3 suhteliselt lühikese tekstiga. Aga nüüd võiks siis äkki minna edasi, võib-olla natukene põnevamate asjade juurde. Vähemalt kui ma küsisin oma kolleegidelt, et mis on kõige ägedam asi SNLTK-s nende meelest, siis nad vastasid kõik üksmeelselt, et lemmatiseerimine. Nii et räägime siis lemmatiseerimisest. Nagu ma enne välja tõin, siis eesti keeles on sõnadel palju erinevaid vorme. Käändsõnadel on siis kääne ja arv, ehk siis tõenäoliselt umbes 28 erinevat vormi, kuna meil on 14 käänet. Ja pöördsõnadel ehk tegusõnadel on siis isik, aeg, arv, tegu, mood ja nii edasi. Ja kuidas siis SNLTK abil need kõik eri vormid taandada kokku üheks, selleks on meil klassimuutuja lemma. Muidu täpselt samamoodi nagu tekstist sõnu ja lauseid leides, et võtame mingisuguse stringi või faili sisu ja teeme selle tekstobjektiks. Ja nüüd, kui me soovime saada lemmasid, siis see käib samuti täpselt samamoodi nagu sõnade ja lausete leidmine, ehk siis kirjutame tekst.lemmas. Ja nagu me näeme, siis lause on meil teravad noad tasub pigem koju jätta ja lemmadena ta annabki meile siis terav nuga tasub ma pigem kodu jätma. Punkt. Ja kui me vaatame nüüd, mis juhtus selle words kihiga, siis me näeme, et siia lisati juurde selline asi nagu analysis, ehk siis lisati tekstile morfoloogiline analüüs. Ja morfoloogiline analüüs sisaldab siis erinevaid komponente, siin on praegu, et kliitikut ei ole, kliitik on eesti keeles G-I-K-I-L-I-D, ehk siis kui see sõna oleks teravgi, siis oleks kliitikki. Siis on siin ending ehk sõna lõpp, kuna meil on teravad, siis see on see D, mitmuse lõpp. Siin on sõna vorm, plural, nominal ehk mitmuse nimetav kääne. Lemma, terav, mis on siis ka siin tekst.lemmas välja toodud. Part of speech ehk sõnaliik, antud juhul A ehk siis tähendab adjektiivi ehk omadussõna. Ja siis näiteks root tokens, kui meil oleks liitsõna, siis siin oleks eraldi välja toodud liitsõna komponendid. Praegu meil on kõik lihtsõnad ja seega on kõigil ainult üks root token.
ja põhimõtteliselt siis neid erinevaid morfoloogilise analüüsi käigus lisatud atribuute on võimalik klassi muutujatega küsida. Ehk siis me saame lisaks sellele, et me saame teada text.lemmas ja saame niimoodi lemmade listi, me saame teha text.post tags, mis on siis part of speech tags ehk sõnaliigid ja siis me saame teada, et meie tekstis sõnaliigid on siis omadussõna, nimisõna, tegusõna, määrsõna, nimisõna, tegusõna ja kirjavahemärk. Ja samuti võime küsida siis neid vorme ehk siis siit annab järjest meile sõnade vormid ja kui mingil sõnal näiteks määrsõnal vormi ei ole, siis tagastab tühja stringi. Nüüd enne ma rääkisin natukene morfoloogilisest ühestamisest ja siin tulebki siis ära mainida, et vaikimisi tehakse morfoloogiline analüüs koos ühestamisega. Ehk siis, kui ma teen siin praegu tekst prae, võis, muna ja kuivanud sai, siis võiksime eeldada, et ta jätab meile igale sõnale alles ühe lemma. Tegelikult jätab ta meile mõningatel juhtudel alles 2 ja neid siis eraldatakse selle püstkriipsuga. Need on siis need juhud, kus morfoloogiline ühestaja ei ole piisavalt tark, et otsustada, milline on õige. Aga nagu me tegelikult seda näidet vaadates näeme, siis siin ei ole morfoloogiline ühestaja kõike õigesti pannud. Prae, võis, muna ja kuivanud sai, siis prae praadima on õige, aga võis peaks olema või, mitte võima. See on läinud valesti. Muna on õige, ja on õige, kuivanud on õige, aga sai on jälle valesti. Et sai peaks olema jällegi nimisõna, mitte tegusõna saama. Ja siin me siis näemegi, et tegelikult praegu on need korrektsed analüüsid ära kadunud. Nüüd, kui me soovime, et meil mingil juhul need korrektsed analüüsid ära ei kaoks, siis me võime teha morfoloogilise analüüsi ilma ühestamiseta. Mis tähendab siis seda, et kui me loome seda tekstobjekti oma lausest näiteks, siis me lisame parameetri disambiguate false ehk siis mitte ühestada seda asja. Ja kui me teeme nüüd uuesti, siis ta annab meile lemmadena kõik need võimalikud tõlgendused, mis tal nende sõnavormide jaoks on. Ehk siis prae, ta annab ka 2 suure algustähega tõlgendust, mis tähendab, et need võivad tema meelest olla päris nimed ja samuti siis praad ja praadima. Siin nagu me näeme, siis nüüd on olemas see või nimisõna analüüs, mis meil enne puudu oli ja sama saia puhul. Aga siin on siis jällegi see tülikas asjaolu, et nüüd meil on oluliselt rohkem analüüse ja kui enne see praadima oli korrektselt leitud, siis nüüd meil on siin 4 analüüsi ja me ise ka ei tea, millist nendest 4 valida. Siin ongi selline, tuleb väga mõelda oma nendest analüüsi eesmärkidest lähtuvalt, et kas ma soovin kõiki analüüse või ma soovin loodetavasti neid korrektseid analüüse. Kusitamisega on umbes see, kui on kirjakeelne tekst, siis 3–5% läheb nihu. Sellega saab arvestada, et kui siuke protsent sobib ja on kirjakeelne tekst, et kui on siuke uus meedia või midagi siukest, eks ole, et siis läheb rohkem rahva. Aga ütleme, kirjakeele peal võiks olla see ja kui see enam-vähem sobib, eks ole, kui on suur korpus, siis suuri numbreid see nagu ei mõjuta, see ei jooksunud läheb. Aga kas see on ka miski, mis on nagu arenduses ja kas see nagu paraneb aja jooksul või see on nüüd nii hea, kui mõistlikult võimalik on? No, eks seal ikka saab, aga et ütleme sealt kuskil 3% edasi käest jovarehimine juba 0,% peale. Ega ta jah, suurt palju ei lähe. Et mis seal, ei, sa võid rääkida. Et mida seal saab teha on nagu seesama, mis ta seal rääkis, see praad ja praegu. Sa saab tegelikult nagu väljaspool statistilist ühendamist vaadata teksti kontekstile peale ja otsustada, et kas jänes on nüüd see pikkade kõrvadega või siis see poliitik ja see tüüp, eks ole. Ja seal käib siis nagu
umbes vaadatakse, et kuidas seda jänes, tema suutähelisust on kasutatud, eks ole, kui ta on lause sees suure tähega, siis tõenäoliselt on ta see poliitik ja otsustame, et keerame ta siis sinnapoole. See nagu lähtub eeldusest, et sul on üks tähendus teksti kohta. No see peab tähendust hakkama vaatama, sa vaatama lausest, et sul on muna ja sai või siis mõtistad praadima hästi, ikkagi nagu tegevus või midagi. Et siukesse raketiseadusesse see ei lange, et palju lihtsamalt, lihtsalt vaatad seda statistikat, eks ole, ja saadad nagu päris hästi saad selle tegelikult nagu kätte, eks ole. Reeglina, kui on tekst, kus räägitakse laine jänesest, siis tal sellest teisest jänesest lihtsalt ei räägita, eks ole. Et minu meelest seda laadi asi peaks olema tegelikult ka STNLTK-sse siis õmmeldud. Ja STNLTK-s on olemas ka korpuspõhine ühestamine. Et sa pead nagu väga hästi mõtlema, kui suure juhti sa sisse laed. Need näited on ka sellised, et sa oled nagu teksti sisse, eks ole. Ja ta teeb selle tekstikalt, eks ole. Et kui sa võtad, ma ei tea, hästi, ütleme, mitte Postimehe artikli kaupa, vaid terve Postimehe numbri, eks ole, siis kogu see jänese värk, eks ole, sa võid eeldada nagu artikli lõikes järjekindlalt, eks ole. Aga kui sa võtad nagu kogu Postimehe korraga sisse, siis seal see statistika läheb suhtes, Mõni artikkel on loomakasvatusest. Ja siis kui enam poliitikut ei ole, eks ole. Jah, aga ühesõnaga lisaks ühestamisele on morfoloogilise analüüsi juures veel teine nii-öelda konks, milleks on siis oletamine. Ehk tekstis on alati selliseid sõnu, mis ei ole olnud sõnastikus, mille põhjal on morfoloogiline analüsaator tehtud. Ja seetõttu siis tuleb otsustada, et kas nende sõnade kohta oletada midagi. On olemas tööriist, nii-öelda oletaja, mis siis sõna kuju põhjal püüab ära arvata, mis liiki ja millises vormis see sõna võiks olla, aga tihtipeale see jällegi ei ole korrektne. Siin mul on tehtud näitelause, et homme peaks Tartus jookma minema, ehk siis siin on tehtud selline trükiviga meelega praegu. Ja kui me siis vaatame, et kuidas ta seda analüüsib, ma siin praegu panin kokku siis, et annaks mulle välja korraga lemmad, sõnaliigid ja vormid, siis me näeme, et siin ta oletab, aga ta oletab, et see jookma on nimisõna ainsuse nimetavas. Ehk siis selline nii-öelda ilmselt selline oletus, mis pakutakse siis, kui midagi väga muud ei osata pakkuda, et tõenäoliselt, mis tundmatuid sõnu võib esineda, et keelde enamasti ei lisandu näiteks uusi sidesõnu, asesõnu, selliseid, vaid ikkagi peamiselt nimisõnu. Ja siis me võimegi mõelda, et kas me tahame, et seda oletamisega analüüsitakse võib-olla valesti või siis me tahaksime pigem nagu võib-olla ise midagi otsustada nende tundmatute sõnade kohta. Ehk siis me tahaks, et ta ütleks, et sorry, ma ei tea, mis sõna see on. Ja selleks, et me saaks niimoodi teha, siis ongi võimalik ka oletamist välja lülitada. Siin on nüüd selline konks, et selleks, et lülitada välja oletamine, tuleb lülitada välja ka ühestamine ja pärisnimede tuvastus. Ehk siis tuleb tekstobjekti luues seada parameetrid, et disambiguate on false, ehk siis, et me ei ühesta, proper name on false, ehk siis, et me ei ürita leida pärisnimesid ja kes on false, ehk siis me ei ürita oletada. Sest kui me mõne nendest jätame märkimata, siis ta ikkagi oletab. See on lihtsalt selline, see võiks olla... STNLTK-s võiks see olla nagu teisiti kirja pandud, aga praegu see on niimoodi, nii et sellega tuleb lihtsalt arvestada, et kui soovite oletamist välja lülitada, siis tuleb kõik asjad false panna. Ja kui me vaatame, mis ta nüüd siis selle sama näitelausega teeb, siis siit ta tunnistab, et siin 4. sõna koha peal on siis non, ehk siis ta ei tea selle lemmat, sõnaliiki ega vormi. Ja samuti vist kirjavahemärke kuidagi analüüsitakse sarnases stiilis, igatahes sel juhul me saame ka kirjavahemärgile millegi pärast non analüüsid. Nii, ja sellega me olemegi jõudnud siis välja teise ülesande juurde.
siin me töötame ainult failiga postimees.txt, mis asub siis ka kaustas tekst nagu ennegi, see on seesama Postimehe fail, millega oli eelmine ülesanne. Ja ülesandeks on siis lugeda fail sisse, teha tekst objektiks ja teostada morfoloogiline analüüs ja siis selle abil vastata järgmistele küsimustele. Esiteks, et kui suur on dokumendi sõnavara ilma lematiseerimata, ehk siis mitu erinevat unikaalset sõnet selles tekstis esineb. Teiseks, kui suur on dokumendi sõnavara lematiseeritult, ehk siis mitu unikaalset lemmat ehk sõna algvormi esineb. Ja siis leida, et mitu protsenti sõnadest jääb mitmeseks morfoloogilisel analüüsil koos ühestamisega. Ehk siis nendel on mitu analüüsi. Mitu protsenti jääb mitmeseks ilma morfoloogilise ühestamiseta ja mitu protsenti sõnadest jääb tundmatuks, kui oletamine välja lülitada. Kui oletamine on sisse lülitatud, siis oletatakse kõigi sõnade kohta midagi, nii et siis ei jää tundmatuks mitte midagi. Ja siin on toodud siis ka mõned vihjed, et teksti sõnade leidmine esimesele küsimusele vastamiseks on siis word text, mida ma enne ka põgusalt näitasin. See leiab siis sõnad listina ja kuidas analüüse loendada. Kui me küsime text.analysis, siis ta annab meile järjest need analüüsid listide listina. Ehk siis igale sõnale on omaette list ja me saame siis loendada, et mitu analüüsi sellele sõnale on. Ehk siis kui me siit vaatame, siis kui me prindime välja selle pikkuse, lauseks on mitu analüüsi küsimärk, sõnal mitu on üks analüüs, analüüsi on 4 erinevat analüüsi ja küsimärgil on jällegi üks analüüs. Nii, ja nüüd ma annaks jälle natuke aega, et saate ise vähemalt algust teha selle ülesandega ja siis võime arutada. Jah, leidsime unikaalsete sõnade arvu. Ehk siis selle saab kõige lihtsamini, kui me oma listi teeme setiks. Ja lemmatiseeritult. Nõus. Nii, ja huvitav, mis oli järgmine küsimus. Mitu protsenti sõnadest jääb mitmedeks? Mina sain, et 8% jääb mitmedeks ja et ilma ühestamiseta jääb 34% mitmeseks. Ehk siis, mis ma tegin täpselt nii, nagu oli seal vihjes öeldud, et lugesin kokku, kui paljudel sõnadel on rohkem kui üks analüüsi. Ja seda siis mõlemal juhul kõigepealt siis ühestatud tekstiga ja siis ühestamata tekstiga. Nii, ja kui palju sõnu jääb tundmatuks? Siin ma kasutasin ka siis täpselt seda sama varianti, ehk siis lõin tekstobjekti niimoodi, et seadsin kõik nõutud parameetrid false'iks ja siis lugesin kokku, et kui paljudel sõnadel oli nullanalüüsi. Sain, et 19% sõnadest selles tekstis jäid tundmatuks. Selles tekstis muidugi algas ka juba mingisuguse ingliskeelse juuraga, kui te vaatasite seda teksti. Nii et selles mõttes on täiesti oodatav, et seal neid tundmatuid sõnu jääb samuti tõenäoliselt ajalehe tekstis ikkagi on mingisuguseid nimesid ja muud taolist. Nii, tuju tõstmiseks ma võin öelda, et 11.30 on kohvipaus. Aga enne kui me selleni lähme, siis tõenäoliselt see üks eelnev näide
mis oli see, kus oli mul jooksma asemel jookma, tekitas ka mõtte, et õigekirja kontroll, eks ju. Ja õigekirja kontroll on ka Eesti.NET-s tegelikult olemas. Ehk siis tegelikult vist kõik eesti keeles spellerid põhinevadki sellel samal vabamorfil, nii palju kui ma tean. Nii et selles mõttes ei. Kuidas? Kas nad põhinevad? Selge. Ma ei tea sellest väga palju, aga kindlasti on vähemalt mõni speller, mis põhineb vabamorfil. Igatahes on olemas tööriist õigekirja kontrolli jaoks, ehk siis kui me teeme sellise hästi vigase lause, kus on siis kasutatud näiteks tahaks KS asemel X-i ja samuti tehtud mõned muud koledad trükivead, näiteks püüda on kirjutatud ühe ü-ga ja latikaid asemel on kirjutatud katikaid. Siis me võime paluda, et paranda see spelling ära. Ja nagu me näeme, siis ta suudab ära parandada siin tehtud 3 veast 2. Ehk siis tahaks suudetakse asendada täiesti õige vormiga. Püüda suudetakse ka leida õige see tõlgendus, aga tõenäoliselt me ei taha püüda mitte kaikaid, vaid latikaid. Et selles mõttes siin mõlema puhul on erinevus ainult ühes tähemärgis, aga kuna me ei tea semantikat, siis seetõttu on siin leitud see variant. Me saame ka küsida, et tegelikult kõiki variante, mis siis nendele sõnadele üldse leiti soovituseks, siit me siis näeme, et tahaks puhul on valikus ka taha ja tahad, aga kuna tegelikult see õigekirja korrektor valib lihtsalt alati esimese variandi, siis seetõttu siin tal läks kogemata õigesti. Selles mõttes sellega läks hästi, aga siin püüda kohal oligi ainult üks variant, et sellega läks nagunii hästi, aga katikaid kohal siis oli lausa 4 varianti, et kaikaid, latikaid, karikaid ja katikaiad. Mis on katikaiad? Katikaiad. Okei. Ma ei tea, mis on katikaiad, aga kuidas need sinna listi jõuavad? Tõenäoliselt vaadatakse mingisugust teisendust kaugust, et millised sõnavormid on kõige lähedasemad sellele kirjutatud sõnale, aga Tarmo võib-olla oskab täpsemalt kommenteerida. Ka seda, et mis tähed on klaviatuuri kõrvuti ja mis võivad minna. Täis huvitav, et niimoodi on lahendatud. See on niisugune väga klassikaline, et ei ole. Näpp läheb kõrval lahvi pihta ja minu niisugune suhtiline on see, et 2 tähte lähevad mingid sarnased asjad. Et teed niisuguseid teisendusi ja vaatad, kas saab normaalse sõna ja kui saab, siis seda välja. Teisenduskaugus jah, aga veel lisaks, aga teisenduskaugus jääb ikkagi samaks, et kui üks täht vahetus. Et siis põhimõtteliselt, et kui oleks olnud näiteks, ütleme, et S oleks pidanud olema satikaid, et miks ta satikaid ei paku? Et siis selle tõttu, et S on kaugemal, see on see põhjus. Et seal on nagu minu meelest primaarne on see, et see klaviatuuri paigutus ja teine asi on see, et reeglina sõna esimeses tähes või kehtab ka. See on umbes nagu sellised asjad, mis käivad üle selle formaalse DLST distants. Tõepoolest satikaid ju sobiks ka täiesti, aga näed, ei ole. Aga see tähendab seda, et ma peaks saab öelda, et ma kasutan forsut klaviatuurina. Seal on lahverdusmaailmega teise koha peal. Jah, no ilmselt
ikkagi siis tema ilmselt lähtus, Rene lähtus Eesti klaviatuurist, aga kasutab seal tõenäoliselt see tuleb umbes samamoodi nagu see muu või tõukeniseerija või lausestaja, et natukene mugandatud versioon inglise keelest tõenäoliselt. jah, see satikas näide küll hetkel nagu kinnitatud. ja sest et S on klaviatuuril nii kaugel K-st ja L-ist, et sellepärast seda ilmselt ei hakata pakkuma. Tatikaid võiks ju ka olla, aga T on ka päris kaugel. Nii, aga nüüd me jõuame minna veel natukene semantika poole enne kohvipausi. Ehk siis SNLTK-s on olemas selline asi nagu nimega üksuste tuvastaja, seda võib eesti keeles nimetada ka nimeolemite tuvastajaks või kuidas iganes, inglise keeles on see named entity recognition. Ja see on siis vajalik erinevate tekstitöötlusülesannete puhul. Ühest küljest see aitab lahendada mitmesusi, nagu siin enne juba oli see praad ja praevärk, et kas see on, nagu võib siis olla päris nimi või see ei ole ikkagi, kuna ta oli lause alguses suure tähega. Noh, just küsimus on selles, et kas lause alguses on suure tähega sõna siis nimi või mitte. Ja loomulikult on sellel oluline roll automaatsel infoeraldusel, et kui me soovime teha mingisuguse kokkuvõtte näiteks ajalehe artiklist ja seal räägitakse mingisugusest inimesest, siis oleks väga oluline mainida selle inimese nime, mitte näiteks kõige sagedamini ütleme esineb alusena tema, siis sellest jääb natukene väheks, et me tahaksime teada inimese nime. Ja samuti näiteks mingisuguste tundlike andmete, näiteks meditsiiniandmete töötlemisel, kui näiteks haiguslood, mis arstid on kirja pannud, siis on tihti nende töötlemise eeltingimuseks see, et nendest on inimeste nimed välja võetud, siis jällegi selleks, et need nimed välja võtta, on vaja kõigepealt need nimed kuidagi üles leida. Kui me asendaksime lihtsalt kõigi lausete esimesed sõnad, siis meie andmetest läheks päris palju kaduma. Ja SNLTK-s saabki siis leida need nimega üksused klassimuutuja named entities abil. Ehk siis täpselt samamoodi, nagu siiani oleme kõiki muid asju leidnud. Siin mul on millegipärast 2 näitelauset, pole hull. Esimene näitelause, me alustame teisest näitelausest, on Kadri, kellel on vaja vihikuid osta, tahab homme hommikul kell 10 Selverisse minna. Ja kui me küsime siit, siis named entities ehk need nimeüksused ja named entity labels ehk siis nimeüksuste märgendid, siis natukene läheb aega, sest et nimeüksuste tuvastamine on masinõppepõhine ja ta peab laadima mällumudelid, aga siis me saame teada, et Kadri on tõenäoliselt isik ehk person ja Selver või Selveri, ta ei ole päris kindel, kumb see allvorm on, aga see on location ehk siis asukoht. Siin variandid praegu, mis olemas on, ongi person, location ja organization. Et selles mõttes Selveri puhul võib-olla oleks, Selver on tegelikult mitmene, et jah, siin ta tõenäoliselt on mõeldud ikkagi asukohana, kuhu ta tahab minna, aga Selver võib olla ka organisatsiooni tähenduses mõnes kontekstis. Selver allkirjastas lepingu, siis on selgelt see organisatsioon, mitte asukoht. Ja samuti võime siis vaadata selles teises näitelauses, tuvastatakse Jüri Mets isikuna, Elron ja Elroni jälle arvatakse, et see on asukoht, ehkki see pigem peaks olema ilmselt organisatsioon. Ja siis Tartu, mis on asukohaks määratud. Ja kui me vaatame nüüd vahepeal, mis juhtus selle tekstobjekti WordSkiga, siis me näeme, et siia sõnadele on lisandunud juurde veel selline asi nagu label BPR, mis tähistabki siis seda, et see on nimi. See nõrk B. B tähendab seda, et see on selle nimeolemi algus ja I tähendab, et see on selle nimeolemi lõpp, ma arvan. Sees, aga
aga Jüri Metsa juures sai ju otsa. Nagu metsa juures ja see nii. Okei. Nii. No põhimõtteliselt see on treenitud tõenäoliselt koondkorpuse peal. Ehk siis ta peaks tundma neid nimesid, mis esinevad koondkorpuses. Koondkorpus on umbes 220 miljonist koosnev eesti keele, 220 miljonist sõnast koosnev eesti keele tekstide kogu, mis sisaldab teadustekste, uudiseid, ilukirjandust. Ja selle peal on need mudelid treenitud, et kui treenida mingisuguste muude tekstide peal, siis saab tõenäoliselt teisi tulemusi ja tegelikult praegu Aleksandr Tkatšenko tegeleb aktiivselt selle nime tuvastuse arendamisega, et tal on seatud eesmärgiks, ma ei mäleta isegi, mis see konkreetne täpsus oli, mis tal oli seatud eesmärgiks saavutada, aga igatahes ta konkreetselt praegu üritab kirjutada artiklit, kus ta siis saavutab mingisuguse päris ilusa täpsuse sellel nimeolemite tuvastamisel. Jah, kahtlemata, aga kui see on treenitud, siis võib keeldada, et ta äkki tunneb ka ära neid nimesid, mida ta varem ei ole veel näinud. Jah? Ma olen ise kasvatanud seda ka erinevate nimede puhul ja mulle tundub, et vene keele nimed väga kas ma tean, et ta proovib nende pealt, et kus ka eesti keele tekstis võivad vene nimed. Ma arvan, et ta ei ole eraldi võtnud nagu mingisuguseid, ma ei tea, Kohtla-Järve koolide, ma ei tea, koosoleku protokolle või midagi, mis võiks olla eestikeelsed ja sisaldada palju vene nimesid. Aga Heiki-Jaan Kaalep kunagi mainis, et vabamorfis neil ei olegi nagu nad ütlevad, et polegi nagu mõtet neid nimesid kuhugi sisestada, sest nad kasutavad mingit teistsugust lähenemisviisi, sest nimesid tuleb pidevalt juurde. Pole mingit mõtet sellel, et neid tuleb nii palju juurde, et polegi mõtet. Tema jutt oli, ma ei tea, aastaga tagasi midagi. No ma arvan, et ei ole võib-olla ta mõtles, et ei ole mõtet nagu üritada mingisuguse etteantud nimekirja põhjal tuvastada, aga ma arvan, et üritada nagu teiste meetodite põhjal nimesid tuvastada nagu mingite konkreetsete eesmärkide saavutamiseks või ka nagu teha üleüldist nimetuvastust tööriista on ikkagi mõtet, et ei kasuta. Ja. Sest põhimõtteliselt on sul see, et kui sul on lause sees suure tähega, siis on ta suure ja siis ta tõenäoliselt ongi mingi see, eks ole. Ja lause alguses sa ei tea, siis seal on nagunii suure tähega, siis sa vaatad lausest ka ja see on niisugune kõige naiivsem teooria, eks ole. Ja mis minu ta midagi sellist kasutab? Jah, et seal on ka mingi matemaatiliselt palju nutikamaid võimalusi. No nimedega on ka see just, et millised nii-öelda sõnad lugeda kokku üheks nimeks, et vabalt võib olla, et Tartus kesklinna koolis toimus blablabla, eks ju, et siis Tartus kesklinna ei ole võib-olla üks ja sama nimi, ehkki need on mõlemad kirjutatud suure tähega. Jällegi võib-olla hoopiski kesklinna kool peaks olema üks nimi, ehkki kool on kirjutatud väikse tähega. Et selles mõttes just nende nimeüksuste piiride tuvastamine on tegelikult üks suhteliselt keeruline ülesanne. Kas see on nüüd üks nimetus või see on kaks nimetust või? Ja oleks vaja kehtestada keelereeglid nii, et nad oleks lihtsalt automaatselt järgi. Nii, ja siin on siis ka üks pisikene ülesanne nende nimega üksuste tuvastamise kohta. Ehk siis kasutame teksti telegram.txt ja küsimus on, et millist isikut ja millist asukohta selles tekstis kõige enam mainitakse. Ja siin siis vihjena, kes ei tea sellist teeki nagu collections ja sealt counter, olen toonud näidised, kuidas selle abil on suhteliselt lihtne loendada mingisuguseid asju ja leida siis
kõige sagedasemaid, see tuleb eraldi importida ja siis, kui me teeme sellise listi, kus meil on mingisugused korduvad elemendid, siis kui me teeme sellest counteri, siis ta loeb kokku, kui palju neid igat elementi on ja teeb sellise sõnastiku ja siin on siis most common meetod, mis sorteerib vastavalt siis sageduse järgi. Me saame ise ette anda, et mitu kõige sagedasemat me soovime. Kui me paneme 1, siis ta annab ainult kõige sagedasema. Aga põhimõtteliselt nüüd on aeg kohvipausiks, nii et ma arvan, et kohvipaus võiks kesta ilmselt umbes 15 minutit, nii et jätkaks 11:45. Peaks nii olema, tegelikult mainiti võrdselt kahte isikut, keegi Wernher von Braun ja Snowden. Ja millist asukohta kõige rohkem mainiti? Jep, oluliselt rohkem kui Venemaad või Eestit. Nende nimeolemite kohta ma võin veel seda öelda, et siin kohvipausi ajal tuli jutuks, et nende tuvastamine tundus suhteliselt aeglane juba ühe lause pealt, et mis saab siis, kui on mingi suur tekst. Et tegelikult see aeglus tuleb suuresti sellest, et on vaja need mudelid sisse lugeda ja suure teksti jaoks, kui te annate selle nagu tervikuna, siis tegelikult see ei eskaleeru nii palju, kui võiks arvata selle ühe lause põhjal siis. Aga kui te teete näiteks suure teksti kõigepealt lauseteks ja siis annate laused ükshaaval ette, et sisse võtab küll hästi kaua aega. Et selles mõttes nii nimeolemite puhul kui ka näiteks, kui me jõuame edasi nimisõna fraaside juurde ja võib-olla syntaktilise analüüsi juurde, siis kiirem on teha kogu tekst korraga, mitte näiteks kõigepealt tahate teha oma teksti lauseteks millegi pärast ja siis hakata neid asju peale märkima. Et see on aeglasem. Nii. Aga ma arvan, et nüüd me võime nimeolemite juurest suunduda järgmise semantilise üksuse ehk ajaväljendite juurde. Ja milleks meil ajaväljendid vaja on? Ajaväljendite tuvastamine ja normaliseerimine võimaldab meil teada saada, millal toimub tegevus selles tekstis, kuidas on sündmused omavahel seotud ja parimal juhul ka, et millisel hetkel on see tekst loodud. Milleks seda vaja on? Näiteks sisukokkuvõtete tegemisel on tõenäoliselt huvitav teada, millal mingisugused asjad toimusid, kui me näiteks teeme Wikipedia artiklist sisukokkuvõtet. Samuti on see oluline küsimus-vastussüsteemides, et kui ma küsin, et mis kell homme Tallinna rong läheb, siis ilmselgelt oleks vaja tuvastada, et millal see homme siis on, mis päev siis on, vaadata sõiduplaanist mulle õige rong. Ja loomulikult on see oluline ka automaatset infoeraldust sisaldavate ülesannete puhul, näiteks meediamonitooringus. Ja STLTK ajaväljendite tuvastaja lisabki tekstile vastava märgenduskihi. Neid ajaväljendid nimetatakse timexiteks ja samuti ta lisab kalendaarse info. Võime vaadata, kui me teeme jälle selle sama näite, mis meil juba oli. Karin, kellel on vaja vihikuid osta, tahab homme hommikul kell 10 Selverisse minna. Siis kui me küsime timex tekst, siis ta leiab siit homme hommikul kell 10 ajaväljendiksi. Ja kui me küsime timexis, siis ta annab meile ka muid atribuute. Selle alguse ja lõpu selles tekstis ja samuti siis ta paigutab selle nagu lähtudes siis praegusest ajahetkest ehk siis pakub, et see homme hommikul kell 10 on 19. aprillil kell 10. Kui me teeksime seda mõnel teisel päeval, siis ta pakuks sellest teisest päevast järgnevat päeva. Ja kui me vaatame nüüd, mis meil siin example'is märgitud on, siis me näeme, et siia tekkis ka see timexis kiht juurde. Ajaväljendite kohta ma ülesannet teinud ei ole, nii et kui võimekas ajatuvastaja on, et kui ma mõtlen ülejärgmise uusaasta ööl, kas siis paneb panele niimoodi kellaaega paika? Tõenäoliselt ta kellaaega ei pane, aga võiks proovida. No seda võib vabalt proovida, jah.
ööl. Ei, siit ei leia me midagi. See on ka reeglipõhine selline süsteem, et tõenäoliselt ei ole väga filigraanselt neid. Kui üle eest ära võtta. No, ma kardan, et uusaasta ööl on natukene liiga keeruline. Kui me paneme lihtsalt eelmisele ööl, siis me leiame. Aga uus aasta pühib. No. Ja nüüd me leiame uusaasta ööl, aga mitte, kas on eelmisel? Nüüd on küsimus, et mis on eelmine ja millal on see uusaasta öö? Siiski näete, päris hästi võitis midagi. Jah, lihtsalt kui me nagu räägime inimestena eelmisest uusaasta ööst, kas me võib-olla ikka mõtleme seda 2017? Ja kui ma panen järgmisel pühapäeval, kas see on sel pühapäeval või see on järgmisel pühapäeval? See on 30. aprillil. Tunamullu. Mulle probleemid ülesandeid ei ole. Tunamullu on ka okei. Ja Tao? Joo, kun just teadut tunamullu on 2015. Ütleb küll. Mul on piiri. Nii, aga siis me võime edasi liikuda lausete tükeldamise juurde. Muidugi tore on vaadata sõnu, tore on vaadata lauseid või osalauseid, aga mõnikord me tahaksime leida ka mingisuguseid nende vahele jäävaid üksusi. Näiteks, kui me soovime infot eraldada, siis kui me võtame kõik sõnad eraldi, siis on pärast väga raske kokku panna, et kuidas need sõnad omavahel seotud on. Ja selleks ongi kõigepealt olemas verbiahelate tuvastaja. Ehk siis, kui me võtame sellise teksti, et ma oleksin pidanud eile koju jääma, siis siin on tegelikult 3 verbi, aga need kõik nagu kokku on üks verbiahel selles mõttes. Ja see verbiahelate tuvastaja siis leiabki sellised verbidega konstruktsioonid, et siin olid küll praegu kõik tegusõnad, aga samuti me võime teha näite, kus on näiteks mingisugune näiteks vaja olemisega konstruktsioon, et mul on vaja koju minna ja siin ta peaks suutma tuvastada ka selle vaja, vaatame. Jah, et siin ta tuvastab selle konstruktsioonina on vaja minna. Ma ei tea, kas ta nimisõnadega, kui ma panen, et mul on põhjust koju minna, jah, siis ta tuvastab ka, et see on põhjust minna, on verbi konstruktsioon. Üle laskma. No, Lasti üle. Lasti üle. Mind lasti räigelt üle. Ei, seda ei saa. Minust lasti räigelt üle või? Nope. Nii, siis on võimalus tuvastada nimisõnafraase ehk siis nimisõnu koos seda iseloomustavate täienditega. Aga nüüd nimisõnafraaside tuvastaja on natukene uuem asi kui kõik need muud, mida ma enne näitasin, kus sai lihtsalt panna tekstpunkt ja siis asi, mida me tahtsime, kuna Estnetica järgmises versioonis enam nii lihtsalt teha ei saa. Siis ka nimisõnafraaside tuvastaja on juba natukene keerulisem, et see tuleb kõigepealt importida ja algväärtustada, nagu siin näidatud on. Ja põhimõtteliselt, miks seda head süsteemi muuta, on siis see, et tegelikult selle puhul sa ei tea kunagi, et millised elemendid sa oled juba külge märgendanud, milliseid sa veel ei ole ja
võib-olla ühe lause töötlemise puhul see ei ole oluline, aga kui sa töötled mingisuguseid suuremaid tekste, siis kui sa kogemata skripti kirjutades korduvalt mingisuguseid asju peale märgendad, siis see võib väga kõvasti mõjutada seda, et kui kaua aega kulub selle asja töötlemiseks. Nii et siis ongi tegelikult nüüd võetud suund sellele, et ikkagi nagu eksplitsiitselt öelda, et vot nüüd ma märgendan need asjad peale ja et siis need olgu peal, mitte niimoodi, et ma küsin võib-olla võtan nagu puhta teksti, ütlen, et palun anna mulle ajaväljendid ja siis ta hakkab sealt algusest märgendama lõike, lauseid, sõnu ja kõike sellist. Et siis uues versioonis tulebki niimoodi, et kui ma võtan puhta teksti ja ütlen, et palun märge ajaväljendid, siis ta ütleb, et sorry, sul ei ole nagu mingisugused eeldused täidetud, et palun märgenda kõigepealt need. Aga seal tulevad ka mingisugused default meetodid, mis võimaldavad siis nagu mingisugused tihti koos vaja olevad asjad peale märgedada, ütleme lõigud, laused, sõnad korraga. Nii, aga igatahes, kui me läheme nüüd nimisõnafraaside juurde, siis siin on selline näitelause. Väike poiss tahab osta ruudulisi vihikuid. Ja kui me siis seda analüüsime, peame talle ütlema, et analüüsi teksti ja tagastada meile see asi stringidena, siis läheb natukene aega, sest tegelikult nimisõnafraaside tuvastamiseks ta juba teeb ära süntaktilise analüüsi ja siis nendest syntaksipuudest eraldab nimisõnafraasid. Ja siis ta leiabki, et selles lauses nimisõnafraasid on väike poiss ja ruudulisi vihikuid. Ja nüüd, kui me tuvastaksime siin verbiahelat ka, siis tõenäoliselt me saaksime teada, et see tahab osta on verbiahel. Jah, ühesõnaga siis me olemegi põhimõtteliselt selle lause jaganud sellisteks tükkideks, et 2 nimisõnafraasi ja verbiahel. Ja return type on ka tokens. Ja siis ta tagastab meile need sõnad koos nende analüüsidega. Aga üldiselt, mida ma ei ole siiani maininud, aga tegelikult võiks, on see, et siin serveris on olemas ka selline kaust nagu docs ja kus sees on omakorda kaust tutorials. Ja siin sees on veel terve hulk neid notebook'e, mis on siis põhimõtteliselt tutorialid SNLTK erinevate tööriistade kohta ja neid saab ka vähemalt praegu siin serveris ilusasti jooksutada, vaadata, kuidas need toimivad. Põhimõtteliselt need on olemas ka Gitis, et sealt saab soovi korral omale alla laadida ja oma arvutis jooksutada, et siin on siis kõigi nende tööriistade kohta põhjalikumalt, et kui tekibki küsimus, et mis need näiteks muud return type'id on ja muud sellist, siis siin on näiteks see np-chunker, mis ongi nimisõnafraaside tuvastaja, selline dokumentatsioon või tutorial siis. Nii, aga tulles tagasi selle juurde, siis lisaks verbiahelatele ja nimisõnafraasidele on olemas veel omadussõnafraaside tuvastaja. Omadussõnafraasid võivad siis olla tegelikult osaks nimisõnafraasist, et väike poiss, tegelikult väike on ka juba omadussõnafraas või kui meil oleks väga väike poiss, siis väga väike oleks omadussõnafraas ja väga väike poiss omakorda on nimisõnafraas. Aga omadussõnafraasid saavad olla ka eraldi, et kui meil on poiss on väga väike, siis see väga väike ei ole osaks nimisõnafraasist. Ja miks peaks olema vaja omadussõnafraase? Põhiline võib-olla selline kasutusjuht oleks see, kui me soovime teha tekstile meelestatusanalüüsi, et siis meid võib-olla nii väga konkreetselt ei huvitagi, et millised need nimisõnad on, millest kirjutatakse, aga just, et millised on need omadussõnad või siis omadussõnafraasid, mis selles tekstis olemas on. Ja omadussõnafraaside jaoks tuleb ka importida eraldi adjective phrase tagger ehk omadussõnafraaside märgendaja, algväärtustada ja siis, kui me võtame teksti, siin praegu, et suur koer on väga kuri ja kannatamatu ja sellele tagime peale omadussõnafraasid, siis me saame
tulemuseks, et üks omadussõnafraas on suur ehk siis siin suure koera ees ja teiseks on siis see väga kuri ja kannatamatu. Need on siin kokku võetud sellised omadussõnad, mis on nagu ja või ningiga tõenäoliselt omavahel ühendatud. Ja nagu näha, siin on siis omadussõnafraasidel ka erinevaid atribuute, et üks asi on intersects with verb, mis on peamiselt vajalik nuud-tuud konstruktsioonide puhul. Et kui on, ma ei tea, mees on surnud, siis ongi küsimus, et kas see on surnud on nagu omadussõna või see on verb. Ja siis siin praegu on lihtsalt kontrollitud, et kas see nagu omadussõnafraas kattub mingisuguse verbifraasiga. Et tegelikult võib-olla oleks kasulik, kui kontrollitakse, et kas see omadussõnafraas kattub mingisuguse nimisõnafraasiga. Et kui me tahame nagu kasutada neid just teksti tükeldamiseks, siis me ei taha nagu samu sõnu lugeda erinevate fraaside koostisesse. Ja siin on siis veel erinevad atribuudid märgendatud. Measurement adjective tähendab seda, et see ei ole mingisugune mõõdu omadussõna. Mõõdu omadussõnad peaks olema mingisugused 10-meetrine ja sellised. Ja mis siin veel on? Siin on, sellel on siis adverbidele määratud sellised nii-öelda raskusklassid, et väga on siis strong intensifier ja kui siin oleks näiteks natukene kuri, siis siin on selleks klassiks määratud diminisher ehk siis kui me tahame teha mingisugust meelestatuse analüüsi, siis me saame ka arvestada nende adverbi klassidega, et võib-olla kui tekstis on öeldud millegi kohta, et see on väga suurepärane, kohutavalt ilus ja siis natuke kehv ka, et siis me võime ikkagi arvata, et need nagu rohkem võimendatud omadussõnad on olulisemad selles tekstis. Koer on keskmiselt kuri. Nii, seda ei tuvastatagi, sest et tõenäoliselt sellepärast, et keskmiselt saab omale mingisuguse nii suur koer on keskmiselt, ei, see saab ikka adverbi. Ma ei oska öelda, miks seda keskmiselt ei tuvastata praegu, sest tegelikult ta võiks olla küll. Ma ei tea, kui koer on mõõdukalt kuri. Nope, ikka ei toimi. Nii? Ta peabki saama adverbimärgendi. Selles mõttes, et ta peaks ikkagi, adverb peaks saama selle, adverb peaks olema osaks omadussõnafraasist. Jah. Ühesõnaga, sellised on võimalused teksti tükeldamiseks, kui me soovime suuremaid üksusi kui sõnad ja väiksemaid üksusi kui osalaused. Aga nüüd me võime minna edasi WordNeti juurde. WordNet on leksikaalsemantiline andmebaas ja sisaldab infot mõistete ja nende vaheliste semantiliste suhete kohta. Ehk põhimõtteliselt WordNet koosneb sünahulkadest. Sünahulk on nii-öelda sünonüümigrupp, et kui me võtame samatähenduslikud sõnad, siis need kokku moodustavad ühe sünahulga. Ja need sünahulgad on omavahel ühendatud selle järgi, et kuidas nad üksteisega seotud on. Kõige tavalisemad suhted, mida kasutatakse, on hüponüümia ja hüperonüümia ehk alammõisted ja ülemmõisted. Kui me võtame näiteks koer, siis
koera mingisugused alammõisted on, ütleme, taks, dobermann ja nii edasi, eks ju, erinevad koeraliigid. Aga koera ülemmõisteks on siis loom näiteks. Või muidugi võib seal olla mingeid täpsustusi, et kiskja ja muud sellist. See vist ei ole päris täpne, eks ole. Alammõistes on, siis ei ole see päris sama seos. See ei ole päris hüperaniimi seos, see peaks olla mingi muu seos. Või hüponiimi seos, taks ja muud. No selles mõttes, et aga ma arvan, et need liigid vast ikkagi selles mõttes, et samas koer on ju ka üks loomaliik, aga ikkagi ta on ju nagu teist laadi seos, aga ma arvan, et ööditis vist ei ole ka. Ma arvan, et ei ole jah, me kohe vaatame siin seda koera näidet, nii et aga selleks, et WordNeti kasutada, on vaja importida vastav moodul. Ja nüüd on ka siin selline asi, et selleks, et WordNeti päringud kiiremini läheksid, tasub lugeda tegelikult mällu kõik need sõnahulgad, mis on, aga see võtab mõne minuti aega. Ja samuti ma ei tea, mis siis juhtub, kui kõik üritavad serveris korraga seda teha, et sinna pandi küll mälu juurde, aga okei, ühesõnaga võib proovida ja kui tuleb out of memory error, siis kõik teavad, mis juhtus. Aga põhimõtteliselt selle kohta on ülesanne ka ja kui te olete need sõnahulgad suutnud mällu lugeda, siis läheb selle ülesande lahendamine võib-olla kiiremini. Okei, võib-olla ei tasu kõigil seda teha, kelle ressursside serveris. Nii, okei, ma ei võtsi oma neid sünsete oodata praegu, aga isegi kui ma ei ole kõiki neid sünsete mällu lugenud, siis ma ikkagi saan leida näiteks sõnale koer, leiame, et millistesse sõnahulkadesse see sõna kuulub ja siit me leiame siis kaks varianti, et üks on koer, see N tähendab siin, et see on nimisõna ja see number on põhimõtteliselt, et kui on nagu mitu sõnahulka, mis on sama sõnaliigiga ja samale nagu märksõnale, siis need lihtsalt nummerdatakse. Aga praegusel juhul siin on siis koer ja kaak. Ja siis me saame leida sellele sõnahulgale ülemmõisted. Me ei saa leida lemmale ülemmõisteid, nagu me panime siin sisse koer, eks ju, lemmana. Aga sõnahulgale saame, kui me oleme leidnud nüüd need sõnahulgad, siis me leiame mõlemale ülemmõisted, et selle koera ülemmõisteks peaks olema koerlane ja kaagi ülemmõisteks on alaealine. Ehk siis ilmselt võime oletada, et kaake peetakse alaealisteks. Ja võime leida ka alammõisted ehk hüponüümid. Ja siis me saame need listidena, ehk siis koerale saame õuekoer, jälituskoer, karjakoer, kelgukoer ja nii edasi. Ja tuleb välja, et sellele kaagile ei ole alammõisteid siin. Nüüd, kui me vaatame, siis siin koera all on selline asi nagu rakk N02. Minul tekkis küll küsimus, mis asi see niisugune on. Ja siis WordNet võimaldab meil ka teada saada, et mis asi see siis on. Selleks me peame küsima selle sünseti definitsiooni. Definitsiooni järgi ütleb, et see on väike koer EKSS-i ehk eesti keele seletava sõnaraamatu järgi. Küllap peab siis uskuma. Rakk. Ja siis, kui me siin alguses leidsime, eks ju, lemmale need sõnahulgad, siis võib tekkida küsimus, et millised need sünonüümid on, et millised lemmad veel kuuluvad sellesse sünahulka. Ja selleks me võime siis kasutada teist näidet jalatsi kohta. Otsustame, et võtame selle sünseti ette, mis on jalats selle esimeses tähenduses. Võime vaadata ka, mis see on. Definition.
laba jalga välismõjude eest kaitsev kate. Saime teada, mis on jalats. Nii, ja siis, kui me teeme jalats.lemmas, siis me saame need objektid, mida me otseselt vaadata ei saa, aga kui me itereerime üle nende, siis me näeme, et jalatsi sünonüümid on jalanõu ja jalavari. Ehk siis need, kuigi selles sünohulga nimes on ainult sõna jalats, siis tegelikult see hõlmab endas neid kõiki 3 sõna. Nii et kui ma leian sõnale jalanõu sünnsetid, siis ta annab mulle ka selle jalats sünnseti. Kuna jalanõu ühtegi teise sõnahulka ei kuulu, ehk siis midagi muud ei tähenda, siis annab ta ainult ühe sünnseti, mitte nagu koerale. Ja samuti võib olla nii, et me soovime mitte ainult selle ühe konkreetse sünohulga lemmasid, ehk siis jalats, jalanõu, jalavari, vaid võib-olla me soovime leida kõik sõnad, mis tähistavad mingisuguseid jalatseid, mitte ainult need sünonüümid, vaid igasugused viisud, kummikud, kingad. Siis me peame leidma selle sünohulga hüponüümid ehk alammõisted. Aga kuna need tasandid on väga erinevad, siis tihtipeale on vaja leida ka omakorda alammõistete, alammõisted, alammõistete, alammõistete, alammõisted ja nii edasi. Ja selleks, et seda teha, on olemas meetod closure, millele tuleb siis ette anda see, et millise suhte kohta me seda soovime, kas me soovime kõiki alammõisteid või kõiki ülemmõisteid või tegelikult on ka muid suhteid WordNetis olemas. Ja samuti on võimalik ette anda see, et kui sügavale me soovime minna, et kas me soovime näiteks ainult ühe tasandi minna või me soovime minna 2 tasandit, 3 tasandit, kui me soovime minna kuni lõpuni, siis me ei pea ette andma. Ja me võime vaadata, kas ja kui kiiresti meil see õnnestub. See iseenesest võiks õnnestuda. Ja millised need sünohulgad siis on? Mis kõik kuuluvad jalatsi alla, on siis igasugused kroomsaabas, balletisuss, koturn, suss, lapseking ja nii edasi. Nii et niimoodi me saame sellise hulga jalanõusid. Kas seda kaugust ei näita? No kaugust saab... Jah, et kui tahaks teada näiteks, kui kaugel see kummik tegelikult jalast siis on. Ja selles mõttes seda see closure ei näita, et siis ikkagi, kui sa ise määrad siin selle kauguseks, et kui kaugele sa tahad minna, siis ta peaks minema ainult nii kaugele, et siis ta, ma ei tea, võib-olla need ei olnudki nagu, ei olnud väga pikk see hierarhia. Nagu nii-öelda lapse. Jah. Et kui ma leian ainult lapsed, siis ta leiab vähem need. Aga ei erista, kui sa paned sinna parameetris 2, siis ta toob ära nii 1 kui 2. Jah. Ehk siis see ongi selleks, et leida nagu kõik. Ja siin on ka alati see, et kunagi ei tea tegelikult, kui kaugele sa tahad minna, et võib olla, et mingisugune ühel liigil on, eks ju, mingisugune veel nagu selline vaheetapp, aga teisel liigil ei ole. Et selles mõttes see just muudab keeruliseks sellise sõnade gruppide leidmise. Et tuleb leida lihtsalt mingisugune see omale sobiv mõiste ja siis loota, et võib-olla, et kõik lõpuni äkki on see, mis meile sobib. Et praegu selle jalatsiga minu meelest olid täitsa jalatsid, et ei läinud väga käest ära. Ja muidugi jah, siin on ka see, et sõnade nagu stilistilised varjundid, näiteks, et siin on ka juust tähenduses 02. Et ma ise kogesin seda stilistilisi varjundeid just siis, kui ma üritasin tegeleda kehaosadega, kuna ma muidu tegelen meditsiinitekstide töötlemisega, mõtlesin, et ma teen kehaosade leksikoni, võtsin WordNetist kõik, mis tuli nagu kehaosa ja kõik sellele nagu hüponüümid ja nende hüponüümid ja nii edasi ja siis vaatan oma meditsiinileksikoni, et miks mul seal nii palju roppusi on. Aga jah.
nii et siin ka, kui me, ma ei tea, kujutame ette, et me teeme mingisuguse poes müüdavate kaupade nimekirja ja siis seal jalatsite hulgas on juust, siis see on nagu natukene kummaline. Ja nüüd, kui me soovime leida, sest siin need on, eks ju, sünahulgad, aga võib-olla mõnes sünahulgas on mitu sünonüümi, siis kui me soovime leida lemmad, siis me peame käima üle nende kõikide ja leidma lemmad. Ehk siis me võime teha sellise listi, kuhu me järjest liidame juurde kõik need vastavad lemmade listid. Ja niimoodi me saame siis kätte lemmad. Näiteks suss ja tuhvel vist on ühe selle sünahulga all. Ja põhimõtteliselt on võimalik leida ka selliseid kahele sünahulgale, et kus nad kokku saavad. Ehk siis on lowest common hypernyms meetod. Kui me võtame siin sünahulgat koer ja kass oma esimeses tähenduses, ehk siis eeldatavasti loomad, siis me peame ette andma nagu kõigepealt millisele sünahulgale ja siis millise sünahulgaga. Ja siis me saame, et koera ja kassi madalaim ühine ülemmõiste on siis kiskeline. Kui me võtame nüüd mingisugused sõnad, mis on nagu kinnes ja teater, eks ju, väga vist ei ole, siis jah, tuleb välja, et ei olegi, et nende kõige lähem ühine mõiste on asi. Nii, ja WordNeti kohta on ka ülesanne. Kas suurim ühine alamõiste väiksem? Ei saa olla, sest et tegelikult nad saavad vist nagu juba lõpus kokku ka minna. Ei saa või? Kui mitmene pärimine on sees, siis saab ei olla. Ja sellist pöördin, mis esineb mitmene pärimine. Teine. Okay. Nii, igal... Ütleme, et olukorrad iseenesest on olemas, juhud on seal olemas. Tõenäoliselt küll, jah. Nii, igatahes ülesanne on siis selline, et kasutame jälle toredat Telegrami teksti ja tahame teada, et millist olendit on kõige enam selles tekstis mainitud. Enne me leidsime need isiku ja asukoha, mida seal mainiti, aga nüüd lihtsalt lähme semantikasse ja küsime, et millisest olendist seal räägitakse. Ja mida selleks teha? Oletame, et olenditest räägitakse nimisõnadega, ehk siis leiame tekstist kõik nimisõnade lemmad. Leiame WordNetist kõik olendeid tähistavad sõnad, ehk siis kasutame sünahulka olend, nimisõna esimeses tähenduses ja leiame selle glossary. Täpselt nii, nagu me tegime jalatsite näitega. Ehk siis leiame lemmad. Ja siis ongi vaja kontrollida, et millised tekstis esinenud nimisõnad kuuluvad sellesse olendite lemmade hulka ja leida kõige sagedasem. Ja siin on juures veel see konks, et osad lemmad jäävad mitmeseks. Ehk siis seal on 2 lemmat, aga nende vahel on püstkriips, et siis tuleks lemma tükeldada 2 selle püstkriipsu kohalt ja kontrollida kumbagi lemmat eraldi, et kas see lemma esineb selles loodud olendite listis, sellepärast et selline asi nagu päike, püstkriips, päikene kindlasti ei esine WordNetis. Ja siin on ka mõned vihjed, kuidas seda teha. Nimisõnade leidmine. Kõige lihtsam on zippida kokku need sõnaliigimärgendid ja lemmad ja siis, kui sõnaliigiks on nimisõna ehk S, substantiiv, siis selle lemmaga midagi teha, lisada kuhugi listi. Ja kes ei mäleta võib-olla Pythoni split meetodit, siis siin on ka see, kuidas neid lemmasid tükeldada saab. Siin esimeses näitelauses siis ainsaks nimisõnaks on sõnaliik. Ja siin tükeldamisel me näeme, et siis päike, päikene. Tükeldades tulevad 2 eraldi lemmat.
aga nüüd siin selleks, et selle olendi closure'i leidmine toimiks, oleks ilmselt hea need kõik sündsetid suuta sisse lugeda. Ei, kas keegi on teada saanud, mis olendiga tegu on? Jah, täiesti õige. Mida muud võikski Telegramist oodata, eks ju? Väga klišeelik. Nii, ja siin mul on siis ka näidis lahendus. Loeme teksti sisse, leiame nimisõna, täpselt nagu enne mul seal näites oli antud. Teeme selle sõna hulga. Leiame kõik selle hüponeemid. Leiame lemmad. Teisendame setiks, et oleks kiirem kontrollida, kas sisaldub miski milleski. Võtame counteri ja vaatame, mis on kõige sagedasemad. Võtame 3 kõige sagedasemad, siis need on tulnukas, inimene ja kosmos. Ja miks kosmos on olend, aga küllap sellel on mingi hea põhjus. Ja nüüd me jõuamegi kõige viimase asjani, millest ma rääkida tahtsin. Ja selleks on siis syntaktiline analüüs. Syntaktiline analüüs SNLTK-s on suhteliselt uus asi. Õigemini tegelikult oli ka eelmises versioonis, aga see oli teistsuguse liidesega. Nii et ma ei saa väita, et ma ise ka teaksin veel täpselt, kuidas see kõik toimib, aga igatahes need näited, mis siin on, need võiksid toimida. Ja milleks siis võiks olla vaja üldse seda syntaktilist analüüsi? Pindsüntaksi märgendid ehk siis näiteks subjekt ja objekt ehk alus ja sihitis aitavad näiteks info eraldamisel. Et me ei saa muidugi väita, et alati oleks niimoodi, et subjekt ehk alus oleks tegija ja objekt ehk sihitis oleks see, millele või kellele on tegevus suunatud, aga siiski see on suhteliselt hea selline oletus, millest lähtuda. Ehk siis, kui me tahaksime näiteks leida oma tekstist mitte ainult kõige rohkem mainitud olendeid, vaid näiteks millised olendid kõige rohkem tegutsevad selles tekstis, siis me võiksime leida kõik alused selles tekstis ja siis vaadata, et millised olendid nende seas esinevad. Nii, aga syntaktiline analüüs SNLTK-s on tegelikult olemas 2 syntaktilist analüsaatorit integreeritud, Maltparser ja VisualCG põhine parser ehk kitsenduste grammatika, aga kuna mainitud teise jaoks on vaja VisualCG-d, mida serveris ei ole, siis siin näiteks on toodud ainult Maltparseri näide. Näite lauseks võtsin siis poes olud joonud mehed häirisid kohalikke, aga ükskõik need politsei ei teinud midagi. Selleks, et syntaktilist analüüsi saavutada, tuleb see sellele tekstile teha. Ja nüüd me näeme, et sellele tekstile lisati uuski, milleks on QNLL süntaks. Ja mis on siis igale selles tekstis olnud sõnale määranud pindsüntaktilise märgendi, mis on siis ätiga märgend. Näiteks advul tähendab, et tegu on määrusega. AN tähendab, et tegu on täiendiga. Aga seda väljundit on suhteliselt halb lugeda, sest et siin ei ole otseselt küljes lemmasid. Igatahes see, et AN käib siis praegu selle joonudi kohta ja subjekt käib meeste kohta ehk siis poes olud joonud mehed. Nüüd, kui me oleme selle syntaksi peale märgendanud, siis võime küsida, et palun anna meile leitud puud. Sest et igale lausele ja osalausele leitakse eraldi puu ehk siis on juur ja sellele alluvad.
Antud juhul siis poe ees õlut joonud mehed häirisid kohalikke, on üks puu, aga ükskõikne politsei ei teinud midagi, on teine puu. Kas olete korraks taustaks öelda selle juure kohta midagi? Et ma saan aru, et juureks on alati verb selles mõttes, et need on sõltuvussüntaksi puud ja sõltuvussüntaksis lähtutakse sellest, et juureks on verb ja kõik muu hakkab hargnema sellest verbist. Ja siis on võimalik teha erinevaid päringuid, et leida mingisuguseid endale huvi pakkuvaid alampuid nendest lausetest. Siin on toodud näiteks siis päring, mis leiab kõik subjektid ja nendele alluvad sõnad. Ehk põhimõtteliselt mingil määral sarnaneb selle nimisõna fraaside tuvastamisega, millest ma enne rääkisin, ainult et siin me siis leiame ainult need nimisõna fraasid, mis selles lauses käituvad alusena. Ehk siis esimeseks fraasiks on poe ees õlut joonud mehed, sellepärast et see mehed on subjekt ja kõik need siin ees on põhimõtteliselt joonud on selle subjekti täiend, omakorda õlut on, tegelikult ta peaks olema sihitis, aga siin ta on märgendatud verbiks, aga kuulub selle joonud juurde. Poe ees omakorda kuulub kokku ja siis see omakorda eeldatavasti kuulub siis selle joomise juurde, kus see joomine toimus. Ja teisel puul on siis subjektiks ükskõikne politsei. Et kui kellelgi on täpsem huvi selle süntaksi asjade vastu, siis siin tutorialite all on see dependency süntaks ja siin on siis, need tutorialid on kõik ingliskeelsed, aga ma loodan, et see ei ole probleem kellelegi. Aga siin on siis hästi põhjalikult ära toodud, et mida kõike teha saab ja toodud ka näide selle kohta, et kuidas see puustruktuur siis välja näeb. Et kui on näide, et ilus suur karvane kass nurrus punasel diivanil, siis puukujuline esitus näeb välja selline, et see nurrus ehk tegusõna on siis see kõige tähtsam asi. Ja siin on siis ka juhised selle teise analüsaatori kohta. Ühesõnaga, siit võib julgelt vaadata kõiki neid teisi tutorialeid. Ma ei tea, kas see ligipääs, Mart? Kas see ligipääs serverisse jääb veel nagu avatuks mõneks ajaks nende parooli ja kasutajatunnusega? Okei, ühesõnaga, et siis põhimõtteliselt saate vaadata siit neid, et need on siin serveris olemas. Ja samuti on siin olemas. On. Need on kõik SNL-dega Gitis ka olemas. Siin on ka minu tänased slaidid üleval. Slaididel olid lingid SNL-dega Giti ja tutorialite juurde. Nüüd sellega me oleme jõudnud edukalt materjali lõpuni. Ma panen siia üles ka oma selle lahendustega notebooki, et siis kes ei jõudnud võib-olla kõik ära lahendada või tahab midagi vaadata, et siis saab vaadata neid minu lahendusi. Aga nüüd on, mis nimega see tuleb? Ma võin panna talle nimeks tagesärg näiteks. Või siis lahendused või midagi taolist. Nüüd, kui on küsimusi, siis ma vastan hea meelega. Kui ei ole, siis 7 minuti pärast algab lõunasöök.